Nii, aga tere õhtust kõigile, kes mind on jälgimas ja täna on 28. november. Suurepärane õhtupoolik, elanud tõenäoliselt paljud meist sellise lumetormi üle ja ma loodan, et olete mugavalt ennast sisse seadnud, oma argipäevased toimetused lõpetanud ja täna läheme edasi järgmise teemaga, millega me alustasime juba eelmine kord. Aga enne kui lähme asja juurde, siis oskab keegi juba võib-olla aimata või mõelda selle peale, et täna on 28. november, teisipäev. Mis võiks olla veel mingisugune selline eriline päev, mida täna tähistatakse. Näiteks muu hulgas on täna rahvuslik Prantsuse röstipäev. Samuti on täna näiteks Albaania iseseisvuspäev, Allanipäev. Ja tegelikult tähistatakse täna ka veel sellist punase planeedi päeva. Ja niisugust, heal lapsel mitu nime ja nii palju. Aga eks igaüks meist leiab tänaseks päevaks midagi erilist. Ja tegelikult see eile õhtul toas olles ja kuuldes akna taga seda, kuidas torm väljas möllab ja viskasin korraks pilgu välja, et vaadata, kuidas see ilm seal väljas toimetab, et mis seal tegelikkuses toimub. Ja jälgid seda lumemöllu, puude kõikumist ja nii edasi. Hakkasime tegelikult mõtlema selle peale ka, et loodus pakub meile iseenesest väga palju sellist inspiratsiooni, mõtteainet, kuidas tegutseda erinevates juhtimisolukordades, mida me võib-olla oma igapäevases elus ei panegi tähele. Mõtleme nüüd selle peale, et kas see, mida me nüüd igapäevaselt muretsema paneb meid, mis paneb meid muretsema, kas see on võib-olla midagi sellist, mida me oleks saanud ennetada. Et nii nagu me valmistume ette tormiks, nii nagu meil soovitakse tormiks ette valmistuda, ja võib-olla peaks me ka juhtimises oma igapäevastes toimetustes samamoodi ette valmistuma. Et äkki ei olegi see looduse õppetunnid niisama meie jaoks, et nii nagu me valmistume tormiks, kogume süüa, vett, valmistame ette võimalikuks elektrikatkestuseks, ehk siis me üritame mingeid asju ennetada, aga kas me sama teeme ka juhtimises? Kas me jälgime seda, et kui me midagi hakkame tegema, kas me mõtleme 2-3 sammu ette? Et tegelikult on juhtimise poole pealt väga oluline mõelda 1-2 sammu ette, sest see aitab ennetada katastroofe. Ehk siis tegelikkuses, kui me nüüd võtame viimaseid uudiseid ja võtame ka lumetormi juurde, siis oli ette näha ja täna hommikul võis ka uudist lugeda, et seda Padaoru mitmeaasta tagust katastroofi lähedast olukorda nähti ette juba, mis tähendab seda, et õigeaegselt saadeti välja lumesaad, samuti reageeris päästeteenistusel õigeaegselt ja nii õnnestus tegelikkuses ära hoida kõige suurem katastroof. Jah, seal paar tundi olid autod lumevangis ja kuni sahke lükkas kõik puhtaks, aga sellist suuremat õnnetust või ohtlikku olukorda, nagu see oli mitmeid aastaid tagasi, tegelikult ei olnud. Ja kõike seda on võimalik ka tegelikult üle kanda tänasel päeval ja üleüldse juhtimisse. Ehk siis juhtimise üks selliseid olulisi nüansse on see, et näha ette kriitilisi momente, arvestada sellega. Ja kui ma nüüd lähen oma kogemuse juurde tagasi, kus oleme olnud tihti olukordades, kus mingid probleemid tuleb kiiresti ära lahendada, isegi kui need on võib-olla võimalik ennetada, siis sellegi poolest on olnud võimalus paljusid probleeme hästi kiiresti lahendada, ilma et nad oleksid avaldanud mingisugust mõju. Ja seda kõike olen ma saavutanud tänu üks-ühele koosolekutele, mis ma olen oma töötajatega, oma meeskonnaga läbi viinud. Ja nendelt koosolekutelt olen ma saanud väga palju sisendit, väga palju informatsiooni, mis on kulunud selleks, või kasunud ära selleks, et kiiresti reageerida mingitele probleemidele, mingeid lahendusi leida
ja lõppkokkuvõttes ka leida sellist positiivset nüanssi, millega edasi liikuda. Aga samas on ka väga palju müüte selle koosoleku ümber. Seetõttu olen otsustanud, et täna me räägime põgusalt sellest, miks üks-ühele koosolek oluline on ja kuivõrd see aitab meil juhtidel tulla toime oma igapäevaste ülesannetega. Tõenäoliselt me kõik teame sellist asja nagu Maslow vajaduste püramiidi. Ja see püramiid on erinevate astmetega, erinevate tasemetega ja loomulikult on seal ka oluline see, et peame linnas sidama, et kui me liigume alt üles. Mis on Maslow püramiidi juures võib-olla natukene, millega võiks norida, on see, et kui altpoolt hakata üles minema, mis allpool on need füsioloogilised turvalisuse vajadused, siis tuleb see kuuluvus, tunnustamine, eneseteostus, siis kui üldiselt see püramiid sellisel, nagu ta Maslow puhul oli välja mõeldud, toimib. Aga samas on jälle teatud liiki inimesi, kelle puhul Maslow püramiid ei toimi. Ja need on tegelikult loomeinimesed. Ehk siis kunstnike puhul Maslow, kunstnikud, näitlejad, kõik need loomeinimesed, nende puhul see kehti, sellepärast nendel on tihtipeale selline enese arendamine, enese väljendamine, enese teostus on primaarne. Ja kui me nüüd mõtlemegi ajalooliselt tuntud maalikunstnikele, kes tegelikult alustasid ju teed oma elu suhteliselt vaesuses ja paljud kunstnikud elasidki elu lõpuni vaesuses ja alles peale nende surma avastati tegelikult nende kunsti väärtuse. Need on täna nende maalid, kui mitte 10, siis 100 miljoneid väärt. Aga lähme tavalise inimese juurde, tavaliselt töötaja juurde ja vaatame, mis see Maslow püramiid siis endast tegelikult kujutab. Et kui me võtame need 2 alumist astet, mis on siis füsioloogilised vajadused, turvatunne, siis tegelikult need vajadused katab organisatsioon, töökeskkond. Ehk kui mul tuleb palk iga päev, iga kuu kontole, ma tean, et mul on homme tööd, mul on töökoht, vastab igati nõuetele, mul on näiteks soe kontoriruum või mul on soojad riided, minu ohutus on tagatud töö juures. Ehk kui töötaja tuleb ja ta tunneb, et teda mitte miski ei ohusta, siis on need 2 astet täidetud ja see on tegelikult seda osa inimese vajadustest katab organisatsioon. Nüüd ütleme otse välja, et tegelikult need 2 alumist astet on hästi piiratud mõjuga. Et juba möödunud sajandi alguses tehti Fordi tehases, tehti tegelikult selline eksperiment, kus loodi keskkond, töökeskkond, mis peaks olema tolle aja standardite järgi ideaalne töökeskkond, kus inimesed võiksid hea meelega tööd teha. Ja nad tegid. Töökeskkonda parandati, nähti, et tootlikkus tõuseb ja paraneb, inimeste tööviljakus paraneb ja nii edasi. Ühel momendil mõeldi, okei, teeme nüüd testi. Hakkame vaikselt valgust vaiksema maha keerama. Et ruum läheb pimedaks, enne oli hästi valge. Nii, natukene keerati valgust maha. Reaalsuses ei muutunud mitte midagi. Inimesed töötasid samamoodi edasi. Keerati veel natukene valgust maha. Jälle mitte midagi ei muutunud. Inimesed töötasid edasi. Ehk siis tegelikult selline töökeskkond mõjub inimesele motiveerivalt teatud piirini. Ja seega öeldakse, et tegelikult inimese pühendumusest ja motivatsioonist määrab töökeskkond maksimaalselt 1/3, isegi vähem 30% kuskil. Ehk siis me peame mõtlema selles, et kui inimene teeb hästi tööd, siis piltlikult öeldes, et tass tasuta kohvi mõjutab ainult 30% tema tööst. Nii, ja kui me nüüd lähme edasi ülesse poole,
ja vaatame nüüd 3 ülemist astet, mis on siis kuuluvus, tunnustamine ja arendamine, siis need uuringute põhjal moodustavad inimese pühendumusest ja motivatsioonist vähemalt 70%. Nüüd, kui me hakkame mõtlema, millest sõltub inimese kuuluvustunne, et inimene tunneb, et ma olen meeskonna liige. Millest see sõltub? Osalt inimesest endast aga teiselt poolt see sõltub väga palju ka juhist. Ehk siis kuidas ta aitab töötajal meeskonda sulanduda, kuidas ta aitab meeskonnast kokku ennast tunda. Järgmine küsimus on see, et ka kuuluvustunde puhul on samuti nagu on ka tunnustamine. Ehk siis tunnustus käib läbi juhi. Jah, töökaaslane kolleeg võib öelda, et okei, sa tubli mees, tubli naine, tegid asja ära, aga see põhiline, see kirss seal tordi peal on ikkagi juhi panus ja juhi seisukoht, kuidas juht toetab töötajat. Ja seetõttu on väga oluline juhi roll. Ja lõpus ka see, et kuidas töötaja areneb. Jah, teatud piirini ma võin töötajana iseseisvalt käia koolitustel, lugeda raamatuid, mis iganes, arendada ise. Aga see ei pruugi olla kooskõlas organisatsiooni vajadustega ja eesmärkidega. Ja siin on tähtis see, et juht panustaks ka töötaja arengusse selles suunas, mis on vajalik organisatsioonile. Ehk siis ühelt poolt määrama ära, kus on need, ütleme, sellised lõhed töötaja kvalifikatsiooni, pädevuste, oskuste ja teiselt poolt organisatsiooni vajaduste vahel. Ja siis ta peab leidma selle lahenduse, kuidas see vahe võimalikult väikseks teha või isegi likvideerida. Ehk siis, kui me nüüd vaatame seda Maslow püramiidi uuesti veel kord ja võlume selle omale silmad ette, siis iseenesest need 2 alumist astet on puhtalt organisatsioonirida. Sealt mõjutab organisatsioon väga palju, kuidas on töö korraldatud, nii edasi. Ja need määravad, need 3 ülemist on puhtalt see, mida juht saab teha ja peab tegema. Ehk siis kuuluvust, tunnustamist ja arendamist organisatsioon saab väga vähe mõjutada. Kui töötajana tunne ennast meeskonna liikmena, siis ta ei tunne ennast ka ühe osana organisatsioonist. Ükskõik kui hästi organisatsioon ei pinguta. Seega on Maslow püramiid suuresti see, et ta määrab ära, kuidas juht mõjutab seda, et töötaja jääks. Nüüd, kui me oleme nüüd rääkinud Maslow püramiidist suhteliselt palju, siis oleme väga palju rääkinud ka sellistest 2 mõistest nagu pühendumus ja motivatsioon. Ehk tegelikult töötaja puhul on selline pühendumus ja motivatsioon 2 sellist olulist nüanssi, mida suurem on tema pühendumus ja mida motiveeritum ta on, seda rohkem ta panustab organisatsiooni eesmärkide täitmisele ja seda viljakam on tema töö. Nüüd, kui me tuleme jälle selle Maslow püramiidi juurde tagasi ja mõtleme nende 2 alumisele, siis need on tegelikult see moment, kus me räägime hüvedest. Palk, preemia, tasuta lõunad ja nii edasi. Nüüd, hüvede puhul on see probleem, et hüved kipuvad ühel momendil muutuma enesest mõistetavateks. Ehk siis, kui te maksate inimestele mingit preemiat, näiteks sama jõulupreemiagi, mis on väga, väga levinud, siis ühel momendil see muutub nii enesest mõistetavaks, et töötaja ei pinguta. Tema jaoks on see, et okei, et ma saan teha niikuinii iga aasta. Ja kui seal ei panda ta mingisse seosesse, siis tegelikult on see, et need hüved on kõik muutuvad nii enesest mõistetavaks, et okei, et tasuta lõuna, paar kuud, aasta. Et tihti peale on olema ka ise kogenud seda, et kus tööandja on ühel momendil ära lõpetanud tasuta lõuna andmise, aga sellel ei olnud mingisugust mõju inimeste motivatsioonile ja pühendumusele. Ehk siis see, kas see lõuna oli või ei olnud, tore kui ta oli, aga see ei muutunud inimeste töösse suhtumises mitte midagi. Ja seetõttu tegelikult peaks mõtlema ka selle peale, et meil on väga palju levinud sellist juttu, et töötajaid tuleb motiveerida. Aga kas te olete mõelnud
kas inimest on võimalik üldse motiveerida. Iseenesest on kaasaegses juhtimises ja üldse psühholoogias on jõutud järeldusele, et motivatsioon on see, mis tuleb inimesest endast. Ehk siis mina kui juht, ma ei saa töötajat motiveerida. Mida ma saan teha, on luua tingimused, kus töötaja motivaatorid aktiveeruvad. Ehk siis näiteks on see, et kui kedagi motiveerib rohkem pühendama see, et teda tunnustatakse. Ma ütlen, tubli, suurepärane töö, ta tunnustab, see on see, mis tema motivaatoriks on tunnustamine juhi poolt ja siis ta hakkab rohkem panustama. Ehk siis ütleme otsega välja, et töötajaid ei saa motiveerida. Ja seetõttu on väga oluline, et me teaksime seda, mis ühte või teist töötajat motiveerib, mis on tema motivaatorid. Ja miks meil seda üldse on vaja teada, neid motivaatoreid ja pühendumus on see, et siis me teame, mida me teeme ja kuhu me tahame jõuda. Ja tegelikkuselt jõuame lõppkokkuvõttes selleni, et meil on vaja inimesi tundma õppida. Nüüd tekib see moment ja küsimus minu poolt näiteks, et miks meil on vaja üldse üks-ühe koosolekut. Miks on vaja? Suuresti peame ütlema ära kohe see, et üks-ühele koosolek ei ole arenguvestlus. Ei ole. Tal on hoopis teised funktsioonid. Ja kui me nüüd vaatame seda, et mis on need üks-ühele koosoleku funktsioonid, siis esimene asi on see, et usalduse loomine. Ehk juht loob usaldusliku kontakti töötajaga. Ja miks see on tähtis, on see, et kui juht võib töötajat usaldada, siis peab olema juht veendunud, et ka töötaja usaldab teda ja siis on võimalik luua selline sümbioos, kus juht ja töötaja töötavad koos ja saavad üksteist aru. Ja usalduse loomine on see, miks on üks-ühele koosolek oluline. Üks-ühele koosolek on see moment, kus sisuliselt juht ütleb töötajale, nüüd ma võtan 30 minutit aega oma tööst ja tegelen ainult sinuga, sinu asjadega, sinu probleemidega ja mitte millegi muuga. Ehk siis see on see moment, kus töötaja näeb, et ta läheb juhile korda. Võtame kas või näiteks väiksed lapsed. Nad tulevad tihtipeale vanemat juurde, nad tahavad saada, nad tulevad, otsivad tähelepanu. Ja kui vanem paneb kõik asjad kõrvale, läheb tema juurde, hakkab temaga tegelema, siis laps usaldab vanemat. Ja kui ta seda tähelepanu ei saa, mis teeb väike laps? Ta hakkab seda tähelepanu nõudma ja seda ta nõuab hoopis teistel viisil, ehk siis ta hakkab midagi lõhkuma, ta hakkab kisama, ta hakkab jonnima, mis iganes. Ehk siis see on see moment, loomulikult tõenäoliselt ükski töötaja ei lähe, kui juht temaga tähelepanu pööre ei lähe, ei viska keset kabineti põrandat pikali, ei hakka kisama ja jalgadega trampima. Aga see on lihtsalt näide sellest, et me tegelikult vajame teise inimese tähelepanu. Teine väga oluline nüanss, miks on üks-ühele koosolek oluline, see annab väga selge ülevaate olukorrast, mis on toimumas, mis teoksib. Ja see on vajalik iseenesest selleks, et olla paindlik. Kui ma tahan millegile reageerida, siis ma pean teadma, mis on toimub. Mis seis täna on asjadega, mis on plaanis teha, kus on võib-olla takistused täna ja mis on vaja ära nagu kellegi teisega koordineerida. Kui ma ei tea, mis täna on toimub, siis ma ei suuda reageerida. Ja seetõttu mina olen ise kasutanud üks-ühele koosolek just selleks, et aru saada, kus töötaja oma tänases seisus on, kuidas ta plaanib edasi minna ja kus tal on takistused ja kus mina saan juhina talle abiks olla. Ja siin on tegelikult see moment, kus
kus ma saan juhina olla töötajale toeks tema muredes. Ja tegelikult, kui me vaatame, siis me oleme kõik selle kogenud, et kui mul on näiteks vanematega mingi probleem, siis tõenäoliselt, suure tõenäosusega on meie keskendumine tööl keeruline. Me mõtleme kogu aeg, mis toimub vanematega, kuidas neid aidata, kuidas neil läheb ja nii edasi. Ehk siis siin on väga oluline mõista, et kui töötajal on ükskõik isiklikud mured või tal on tööalased mured, siis juhil on see võimalus minna ja neid leevendada, mis tähendab seda, et töötaja saab neid ära rääkida, sellest mõnikord isegi piisab. Aga kui juht suudab näiteks töömuredel leida lahendused, siis suudab töötaja uuesti muredelt tööle keskenduda. Ja see on ju see, mida me tahame juhina saada. Ehk töötaja ei peaks keskenduma muredele, mis tal on. Ja tegelikult see ongi see, et me pakume talle tuge. Ja see on tegelikult see kohe järgmine tase, kui me võtame see 3. aste Maslow püramiidis, et kus on see kuuluvuse tunne. Ehk siis töötaja tunneb, et ta kuulub sellesse meeskonda. Juht võtab ta enda vastu. Ja selle tulemusena tegelikult, kui juht aitab lahendada neid muresid, olgu need tööalased, olgu need isiklikud, siis tegelikult inimene, tema tööviljakus tõuseb uuesti ühelt poolt. Teiselt poolt on see, et ta keskendub tööle ja tegelikult hakkab uusi lahendusi välja mõtlema. Ja tegelikkuses, kui me nüüd läheme veel sammukese edasi, siis on töötajate mured ja on mured meeskonnas. Ja tegelikkuses need mured meeskonnas on see, mis takistavad tööd meeskonnas ja suhted ja probleemid. Ja kui meeskonna sisesed konfliktid lahendatakse ära, siis tegelikkuses on võimalik lahendada muid probleeme. Et see on väga oluline nüanss juhtimises. Nii, aga nüüd siis veidikene sellest, et vaatame, et kuidas üks-ühele koosoleku võiks alustada. Et paljud arvavad, et see on täiesti mõttetu asi ja see on väga keeruline, väga pingeline ja tihtipeale loobutakse sellest, sest see võtab väga palju aega. Iseenesest piisab üks-ühele koosolekute rakendamisest kuskil 3 nädalast ja tegelikult see muutub hästi ruttu rutiiniks ja annab väga palju tagasisidet juhile sellest, et mis toimub ja kuidas toimub ja nii edasi. Ehk esimenegi tähtsam asi, et kui üks-ühele koosolekuga alustada, siis on teavitus. Ehk siis kui me hakkame üks-ühele koosolekutega pihta, siis tegelikult on see, et see on töötaja jaoks on see muutus ja alati on igale muutusele vastuseis. Ehk siis teavitus on oluline ja see aitab minimeerida vastuseisu muutusele. Nii, mida see teavitus peaks sisaldama see, et miks on seda üks-ühele koosolekut vaja, on see põhjus. Üldiselt on põhjus väga lihtne. Ehk siis juht tahab saada informatsiooni sellest, mis on teoksil, planeerida oma tegevusi, aidata töötajal ülesandeid täita ja probleeme lahendada. Kui töötajal teab, et miks üks-ühele koosolekud vajalikud on ja miks nad toimuvad, siis on tal lihtsam aru saada. Ja sama olen ma tegelikult teinud ja väga edukalt on see tulemust andnud. Teine väga oluline nüanss, mille tuleb rääkida, on see, et need üks-ühele koosolekud toimuvad regulaarselt. Ehk siis üldjuhul peaks olema vähemalt kord nädalas, harvemal juhul iga 2 nädala tagant. Samas kõige olulisem nüanss on, need tulemused jäävad ainult juhi ja töötaja teada. Ehk siis neid tulemusi, vestluste tulemusi, mis protokollitakse, lepitakse kirjalikult kokku, neid ei jagata mitte kellelegi. Nii, ehk siis tegelikult on see, et üks-ühele koosolekutega, et suurepäraselt alustada, selleks on vaja tegelikult teavitada, anda töötajad teada, et kuule, me hakkame tegema ja siis on lihtsam selline vastuseis
ei ole hea öelda murda, aga on võimalik see vastuseis minimeerida. Nii, kuidas alustada siis? Ehk siis meil on teada, et on vaja ettevalmistada teavitus, ehk siis töötajatele öelda ära, mis on vaja teha, kuidas hakkab toimuma, miks hakkab toimuma. Teiseks on vaja leida õige aeg. Ja oluline on, õige aeg on ühelt poolt nädalapäev ja teiselt poolt on kellaaeg. Ehk mina olen suhteliselt edukalt proovinud niimoodi, et üks-ühele koosolekud töötajatega on teisipäev või kolmapäev enne lõunat, aga kõik sõltub sellest, kuidas on nende tööajad ja töögraafikud ja nii edasi. Ja kui need kohtumised panna ilusti kalendrisse sisse, neid juba pikalt ette planeerida. Et mina panin Outlookis ette ja pool aastat olid need kellaajad seal olemas ja mitte keegi, ma ei lasknud mitte kunagi, mitte kellelgi samal ajale panna teisi kohtumisi. Ja erand oli siis, kui töötajad üldse, et talle see aeg ei sobi, võis olla ka mingisugune. Aga üldjuhul oli see nii harv juhus, et ka töötajad hoidsid sellest kellaajast kinni ja nii imelik, kui see ka ei ole. Peale kolmandat kohtumist juba kõik töötajad ootasid, millal saab jälle üks-ühele koosolekuid teha. Et erand on see, et mõnikord on võimalik see lihtsalt edasi lükata, aga üldjuhul leppida ka aeg kokku ja panna see kalendrisse ära. Mis väga tähtis oluline oli ka see, et keskenduda tulemusele. Et üks-ühele koosolekud on väga oluliselt struktuuriga, sellest tuleb kinni pidada. Siis, kui see on 30 minutit, on ta pikk, mitte pikem, mitte lühem. Uskuge mind, see 30 minutit üks-ühele koosolekuks on suurepärane aeg. Ei ole vaja rohkem aega ega kuluga vähem aega. Ja ettevalmistuse puhul on see, et mis ikka räägin, et tegelikult ettevalmistamisel on oluline see, et võimalikult palju esimesest kohtumisest taustainfot koguda. Mida sa tead töötajast, tema minevikust, tema võib-olla natuke mõned isiklikust elust, mis on tema taust, nii edasi. Ja teiseks on see, et esimesest kohtumisest ära vaadata üle see, mis on tema või kontrollida üle, kui ei tea, et mis on tema hariduslik taust, mis on tema töökogemus, mis on tema ülesanded, mis ta praegu teeb, mis on need võib-olla eesmärgid, mis ta peaks lähiajal saavutama ja kõik see ilusti kirja panna. Ja kui nüüd on see alustamine olemas, ettevalmistus tehtud, siis tegelikkuseks võib asuda kohe üks-ühele koosoleku juurde. Ja siis tekib kohe see jama, aga millest me seal räägime. Loomulikult on kõige olulisem see, et selline esimene 1-2 minutit tõmmata töötaja käima, kui ta puhusikut ei ole juba selline. Et mõni töötaja on aktiivsem, tuleb kiiremini kaasa ja aitab arutelu arendada. Aga kui ei ole sellist aktiivset töötajat, siis tegelikkuses on sellised small talk stiilis jutuajamine, et kuidas läinud on tunnustada näiteks viimase mingisuguse ülesande erilise täitmise eest ja võib-olla kui on teada, et näiteks oli tal nädalavahetuse sünnipäeva õnnitada teda, küsida, kuidas läks ja nii edasi, et on selline alustamine, et soojenduseks 1-2 minutit. Ja siis peale seda tuleb kohe esimene 10 minutit, kus töötaja räägib oma asjadest. See on see 10 minutit, kus töötaja räägib sellest, mida ta on teinud, mida ta hakkab tegema, kus tal on probleemid. Ja see on see moment, kus juht on vait. Juht võib küsida paar täpsustavat küsimust, aga juht ei anna siin mitte ühtegi hinnangut ja ei hakka siin arutama midagi sügavamalt. Esimesed 10 minutit räägib oma tegemistest töötaja. Peale seda tuleb 1/3, kus räägib juht ja seal räägib juht nendest asjadest, mis on tema jaoks tähtsad ja võib-olla ka küsib sellele, mis töötaja jutu puhul silma jäi. Ehk siis see teine 1/3 on see koht, kus juht kogub informatsiooni enda jaoks, mis temal on tähtis, mille tema rõhku paneb. Ja kõige viimane 1/3 on siis see, kus siis koostöös töötajaga juht arutleb võimaliku lahendust üle, millised on järgnevad plaanid,
kuidas probleeme lahendatakse. Millele mina näiteks üks ühele koosolekutel tähelepanu pöörasin, oli see, et panime ka paika prioriteedid ja tegevusjuhised selle kohta, et kui on näiteks hästi palju ülesandeid, millele töötaja peab kõigepealt keskenduma ja mida ta peab tegema siis, kui mingid asjad ei toimi või mingid raskused tulevad. Tavaliselt oli see, et me ütlesime ära, et kui midagi, näiteks kui see projekt või see ülesanne peaks mingisugused rohkem aega võtma, siis selle teise ülesandega ta ei tegele enne, kui esimene on valmis. Ehk siis prioriteedid olid paigas. Järgmine asi on see, et oli teada, et mingisugused asjad võivad vahele tulla, siis sai öelda töötajale, et kuule, kui kuskilt peaks mingi asi tulema, siis tule kohe minu juurde, vaatame asja üle. Ja see toimis suurepäraselt. Ehk siis tegelikult ongi see, ja lõpuks oligi see, et viimases kolmandikus panime paika plaani vähemalt selleks, mis järgmise nädala jooksul tuleb saavutada. Ja nii oligi. Ja see toimis suurepäraselt. Töömeeskond hakkas tööle ja elas kaasa ja lõppkokkuvõttes saime suurepärased tulemusi, mida keegi ei uskunud. Ehk siis, kui me räägime üks ühele koosolekust, siis on see tegelikult selline tööriist juhile, mis aitab tal meeskonnas tõsta pühendumust ja motivatsiooni ja katab selle Maslow püramiidi ülemise tipu osa ära. Ehk siis aitab meeskonnaliikmel, tõstab tema kuuluvustunnet, ta tunneb, et ta on osa meeskonnast ja seda, et juht temast hoolib. Teda saab tunnustada, ehk siis läbi selle üks silmast silma kohtumise on võimalik teda tunnustada ja loomulikult, kui sealt tekivad mingisugused arenguvajadused, mingisugused puudused, siis loomulikult on võimalik ka töötajat arendada. Nüüd üks ühele koosolekut üheks väga oluliseks rolliks on tegelikult murede lahendamine. Ja see on töötaja isiklike murede lahendamine, nendele tähelepanu pööramine, seda nii tööalased kui ka võib-olla väljaspool tööd, et mõista ja toetada teda. Aga teiselt poolt mina olen saanud väga palju tuge üks ühele koosolekutest meeskonna probleemide lahendamisel. Ehk siis, kui mõned töötajad on sellised, nad ei arvesta teistega ja siis on võimalik tegelikult ilma, et tekitada konfrontatsiooni kahe töötaja vahel, on võimalik üks ühele koosoleku raames ilusti ära saada, et kuulete, et see asi ei toimi niimoodi, et me peame natuke muud teistmoodi teinud ja võimalik probleemid ilusti raikselt ära lahendada nii, et nad enam ei kordu. Nii, aga see on niisugune väikene nüanss sellest, et kuidas üks ühele koosolekuid teha, mis nad endast kujutavad, mis on nende müüdid, mis on nende kohta käivad. Ja tegelikult on üks ühele koosolekut selline juhtimise väga tore tööriist, mida mina olen ise edukalt kasutanud ja soovitan teil kõigil kasutada. Ja kõik küsimused, mis teil on seoses üks ühele koosolekuga, võite mulle saata meili peale ja vastan neile nii palju kui võimalik ja seega kohtumiseni 2 nädala pärast. Nägemist!